ohtlik ja kahjulik. Murrame müüte päikesest, bakteritest, detoksist. Need on asjad, mida me arvasime end teadvat, aga tegelikult on lugu hoopis teistsugune. Vähem pole alati parem. Kolesterooli puhul. Meid on hoiatatud kõrge kolesterooli eest, aga tegelikult on hea kolesterool meile kasulik. See aitab eemaldada kehast halba kolesterooli. Kolesterooli on vaja rakkude membraanide, hormoonide ja D-vitamiini tootmiseks. Kolesterooli taseme langus liiga madalale tasemele võib olla ohtlik, kuna see on seotud suurema depressiooni, dementsuse ja autoimmuunhaiguste riskiga. Näiteks mõned toiduained, rasvad, nagu munad ja avokaado, pähklid, seemned ning kaunviljad, võivad aidata langetada halva kolesterooli taset ja tõsta hea kolesterooli taset, mis on hea uudis. Liigne puhastamine võib allergiaid suurendada. Meile on õpetatud käsi pidevalt desinfitseerima ja steriilset keskkonda säilitama, aga kas see on meile tegelikult kasulik? Meie kehal elab loomulikult palju baktereid, millest paljud on kasulikud. Need aitavad seedimist, toetavad immuunsüsteemi ja hoiavad ära kahjulike bakterite kasvu. Steriilne keskkond võib tunduda hea mõttena, aga see võib tegelikult immuunsüsteemi nõrgendada. Lapsed, kes kasvavad üles liiga steriilses keskkonnas, võivad olla allergiate ja haiguste suhtes haavatavamad. Näiteks mõõdukas kokkupuude bakteritega aitab immuunsüsteemil õppida eristama kahjulikke ja kasulikke baktereid. Bakterid treenivad immuunsüsteemi ja loovad kaitse haiguste vastu. Detoksi vajalikkus. Detoks-dieedid on populaarsed, lubades kiiret kehakaalu langust ja keha puhastamist toksiinidest, millel aga sageli puudub teaduslik alus. Toitaineterikas toitumine ja keha loomulikud puhastusmehhanismid on piisavad mürkide väljumiseks. Näiteks maks ja neerud teevad juba suurepärast tööd toksiinide eemaldamisel. Tasakaalustatud toitumine, regulaarne liikumine, piisav uni ja piisavalt vedelikku aitavad neid protsesse toetada. Päike ja D-vitamiin ehk 2 teraga mõõk. Kui olete vähe päikese käes, on teil suurem risk teatud tüüpi vähitekkeks. Meile öeldi, et päike põhjustab vähki, aga päike annab meile D-vitamiini ja D-vitamiini puudus on seotud suurema riskiga teatud tüüpi vähitekkeks, sealhulgas rinnavähi, käärsoole, pärasoole ja eesnäärmevähiga. D-vitamiin on oluline toitaine, mis aitab kaitsta ka paljude krooniliste haiguste eest. Valige aeg, mil päikesekiirgus pole nii tugev, näiteks hommikul või õhtul ja viibige päikese käes 10–30 minutit päevas, ilma päikesekaitsekreenita. See aitab kehal D-vitamiini paremini omastada, mis omakorda aitab kaasa kaltsiumi ja fosfori imendumisel. Rasv pole vaenlane. Varem arvati, et kui süüa vähem rasva, siis kaob kehas olev üleliigne rasv, aga selgus, et see ei toimi. Meid on programmeeritud rasva vältima, aga tegelikult on see oluline toitaine. Rasvad on olulised energiaallikad ja toetavad paljusid keha funktsioone, sealhulgas vitamiinide imendumist, hormoonide tootmist ja rakkude struktuuri. Näiteks tervislikud rasvad nagu avokaado, pähklid, rasvane kala ja oliiviõli toetavad meie südame tervist ja aju funktsioone. Kui keha on pikaajaliselt energiadefitsiidis, võib see pöörduda lihasvalkude lagundamise poole energia saamiseks, soodustades sellega hoopiski kaalu tõusu. Lihasmass on metaboolselt aktiivsem kui rasv, mis tähendab, et see põletab rohkem kalureid ka puhkeolekus. Paastumine vananemise vastu. Paastumisel võtame me kehalt toidu ära, mille tulemusena hakkavad toimuma hämmastavad asjad, ajurakkude kasv kiireneb, mitokondrite arv kasvab, immuunsüsteem uuendub tänu uutele tüvirakkudele. Nälg võib meid tappa, kui see kestab liiga kaua, aga kui see on lühike, siis on see kasulik. Näiteks lühiajaline paastumine, näiteks 16-8 meetod, stimuleerib autofaagiat, mis on protsess, kus rakud eemaldavad endas vanu ja kahjustatud komponente. See aitab parandada rakkude funktsioone ja aeglustab vananemist. Jääkülma stressi kasulikkus. Jäävees saame olla vaid kindla aja. Igal inimesel on oma stressitaluvuse piir, mis võimaldab tal sellest kasu saada.
Näiteks stimuleerib karastamine immuunsüsteemi, parandab vereringet, naha ja juuste seisundit. Jäävees olles aktiveerub kehas võitle või põgene reaktsioon, mis toob kaasa hormoonide ja immuunrakkude vabanemise. See aitab kehal kohaneda külma stressiga ja teeb meid vastupidavamaks haigustele. Siiski tuleks alustada karastamist järk-järgult ja mitte liialdada. Tervis ei ole mustvalge. Mõõdukus on võtmesõna. Väike annus stressi, õige kogus teatud toitaineid ja mõistlik kokkupuude päikese ja bakteritega on meile tegelikult kasulikud. Kuulake oma keha ja leidke tasakaal. Kui video oli sulle kasulik, siis lisa like ja telli kanal, nii saad sa esimesena teada uuest videost. Vaata ka videot. Kaalust alla ja terveks. 19 lihtsat nippi. Jaga julgelt oma kogemusi kommentaarides või kui sul on küsimusi, siis aitame kindlasti vastust leida. Head tervist!